Regionaalhaigla Tervise pooltund. Tere kuulama Regionaalhaigla Tervise pooltundi. Täna on stuudios kardioloogiakeskuse teadusjuht ja ülemarst dr. Margus Viigimaa ja me räägime vererõhust. Ilmselt me peaksime vist rääkima kõrgest vererõhust, sest normaalne ja madal vererõhk erilist terviseriski ei kujuta, on see nii? No on küll, ja see kõrge vererõhk on just selline väga salakaval haigus, mida ei osatagi nii väga karta, aga Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on see kõige rohkem surma ja invaliidistumist põhjustav tegelikult situatsioon või tervisehäda üldse. Nii et selline mõõdukas kõrgenemine tundub, et see polegi midagi, aga kui vaadata, kui palju neid inimesi on, kelle vererõhk on kõrgem, siis on see väga suur probleem. Mis see kõrge vererõhk siis on, et kust maalt need näitajad on sellised, et peaks sellele tähelepanu hakkama pöörama? Kui on korduvalt mõõdetud vererõhk üle 140 ja 90, siis me saame diagnoosida hüpertoonia tõbe. Optimaalne on 120-80 ja selline veel normaalne on 130-85. Aga kui ta juba hakkab sinna 140-le lähemale minema, siis see on see kõrgenenud normaalne vererõhk, mis väga sageli areneb välja ikkagi lõpuks hüpertoonia tõveks. Ja mis tasemest alates hüpertoonia tõbi siis klassifitseerub? 140-90 on juba esimene aste ja selline oluline või ütleme teise astme hüpertensioon 160-100, no see on juba selline, võiks öelda, lokkav hüpertensioon ja see on see haigus, mida me peame kindlasti ravima. Kui me sellise esimese astme hüpertensiooniga saame veel, et elustiiliga alguses proovida ja kindlasti see on muide väga efektiivne. Mul on patsiente, kes on sellise mõõdukalt kõrgenenud vererõhuga ja me mõtleme, et et äkki ikkagi lükkame seda ravi edasi, patsient on ise ka ja ma olen nõus midagi tegema selle heaks. Kehakaalu langetamine, treenima hakkamine, et paljud patsiendid on tegelikult täiesti saanud selliste meetmetega hüpertooniast mingiks ajaks lahti, sest see on pärilik haigus ja ma ei saa öelda, et see nüüd jääb elu lõpuni nii, aga vähemalt on võimalik sellist ravi edasi lükata 10, 15, 20 ja isegi rohkem aastat ja muidugi üks moment on veel soola tarbimine, et 1/3 meie inimestest umbes on soolatundlikud, niinimetatud soolatundlikud inimesed ja nendel, kui nad vähendavad soola, nad saavad tohutu edu vererõhus. Vererõhu näitajad lähevad palju madalamaks. Nii et need 3 peamist asja, kehaline aktiivsus, kehakaal ja soola tarbimine on tegelikult edu võti. Kuidas seda soolatundlikkust saab välja selgitada, et kas selleks on mingi analüüs või enamik inimesi ilmselt ei tea, kas nad on soolatundlikud või mitte? Ja täpselt nii ja põhimõtteliselt on analüüs olemas, me kasutame seda küll suhteliselt võib-olla rohkem teadusuurimistöös, aga seda on väga lihtne vaadata praktikas, et kui oluliselt vähendada soola tarbimist, et mis siis juhtub. No näiteks, kui me oleme vaatanud epidemioloogiliselt, siis Soomes on viimase 40 aastaga soola tarbimine vähenenud umbes 2 korda, kusagil 16 grammilt päevas, 8 grammile päevas. Ja selline täiesti realistlik soolatarbimise vähendamine on aastas umbes 1 gramm, nii et inimene väga ei pea kannatama selle, see 1 gramm läheb niimoodi, et sellest väga aru ei saa. Kui veel forsseerida natukene, siis on võimalik mitu grammi soolatarbimist vähendada, aga saab teha sellise, ütleme näiteks 2-3 nädalat, et hoiduda soolast maksimaalselt ja siis on kohe näha, et kas see annab tulemust või ei anna. Et lühiajaliselt paar nädalat soolast maksimaalselt piirata ja siis, kui vererõhu näitajad vähenevad, et siis järelikult oli see soolatundlik inimene. Jah, täpselt nii. 1/3 on kohe väga-väga selles mõttes tundlikud ja võib-olla 1/3 on sellised vähem soolast sõltuvad ja 1/3 võib-olla olulist efekti soolatarbimise vähendamisest ei saa. Nüüd, kui need elustiililised meetmed ikkagi tulemust ei anna, et siis tuleb alustada raviga, et
Kas see vastab tõele, et kui juba vererõhu raviga alustada, et see on siis sisuliselt eluaegne, et sellest enam nagu väljapääsu ei ole, et see jääbki, et siis jäädki elu lõpuni neid ravimeid võtma? Jah, praktiliselt võiks nii öelda, et see on õige, aga see on palju parem variant kui teine võimalus, et me ei hakka ravima, et me kuidagi kardame neid ravimeid ja laseme veresoontel lupjuda, laseme tekkida organkahjustusel. No eriti olulised hüpertensiooni organkahjustused on ajukahjustus. Me näeme väga sageli, et elu jooksul tekivad sellised väga väikesed kolded ajus ja hiljem tekib siis juba selline kognitiivne häire, inimene hakkab unustama ja lõpuks kuni dementsuseni välja. Ja väga oluline on ka südamekahjustus, oluline on neerukahjustus, veresoonte enda kahjustus, nii et need on need põhilised kohad, kuhu hüpertensioon mõjub. Ja kui veel ütleme 20 aastat, 30 aastat tagasi oli selline vererõhuravi deviis, et mida madalamaks me selle vererõhu viime, et seda parem on, siis viimase, 10 aasta põhiline deviis on see, et mida varem me ravima hakkame, seda edukam see ravi on. Ja mul on siiski olnud patsiente, kes on nende mittemedikamentoossete või elustiili muutustega nii tubliks saanud ja kes on näiteks ka mõned on olnud sellised, kes on oma töist tegevust niivõrd palju tervise kasuks pööranud või ütleme siis toonud ohvreid professionaalse tegevusega, et on võtnud pinget vähemaks ja nendel on vererõhk läinud päris korda. Ja ma olen näinud selliseid patsiente, mul on päris mitmed noored inimesed, et kui nemad näiteks elavad Austraalias, et siis neil üldse ei ole vererõhuga probleeme ja tulevad siia, hakkavad jälle probleemid. Väga paljud patsiendid on mul sellised, kes ikka inimene unustab vahel ja ütlevad, et teate, ma doktor pean ütlema, et läksin puhkusele ja tabletid jäid koju. Aga puhkuse ajal ei olnudki mingit probleeme. Tulin tagasi, mõtlesin, et nüüd olen terve, aga hakkas ikkagi see lugu otsast peale. Et tahan ikkagi seda öelda, et elustiilist sõltub väga palju, stressitasemest sõltub palju ja see ei ole ka paratamatu, et nüüd hakkan täna rohtu võtma ja jäängi seda võtma, aga kui me ei suuda seda elustiili piisavalt muuta, siis see on parem variant, et me võtame rohtu, hoiame ravimitega vererõhu normaalsena. On muide tehtud uuringuid ja näidatud, et nende inimeste risk peaaegu jõuab nende teiste siis mitte kunagi vererõhuga kimbus olnud inimeste riskitasemel, aga ikkagi jääb natukene kõrgemaks. Aga see on oluliselt madalam kui juhul, kui me laseme vererõhul edasi areneda. Siis, kui me hakkame ravima sellist 107-180 süstoolset rõhku, nagu see sageli on, et siis kui tekivad sümptoomid, tekivad peavalud, vasardamine peas, ajuvereringe häired, et siis on tavaliselt see kulgenud juba mitukümmend aastat. Veresoonad on juba jõudnud sellega ära harjuda, veresoonasein on, arterite sein on paksuks läinud ja siis on väga raske ravida, sellepärast et me saame küll, praegu on ravijuhised ütlevad, et ka vanemas eas üle 65-aastastel, isegi üle 80-aastastel, me peaksime vähendama süstoolset vererõhku alla 140. Noorematel peaksime vähendama isegi seal 130-ni. Aga see 140 on väga raskesti saavutatav, kui on see haigus väga palju käest lastud ja siis esimeste kuudega ja isegi esimeste aastatega peale ravi algust me ei tohigi olla väga agressiivsed, sest inimesed ikkagi on harjunud kõrgema rõhuga. Nii et ikkagi, mida varem, seda parem, aga kõige parem ja positiivsem sõnum on see, et saades teada vererõhuhaiguse olulisusest ja see, et kui ajuinsuldiga on ta kõige tihedamalt seotud ja ajuinsult on üks väga ebameeldiv haigus oma selliste kaugtagajärgedega, mis kahjustavad
ikkagi täielikult tajufunktsiooni, võivad tuua kaasa kõnehäired, mis jäävadki, võivad kaasa tuua halvatuse, võivad kaasa tuua isegi silma verejooksu ja pimedaks jäämise, nii et kõik need väga-väga negatiivsed asjad, kui sellest nagu aru saada, et vererõhku on võimalik elustiiliga väga-väga palju mõjutada, siis see on kõige positiivsem sõnum. Elustiilist rääkides, et mida siis nagu täpsemalt teha tuleks, et kui radikaalne see elustiili muutus peaks olema, et kui näiteks, ma ei tea, võtta kas või füüsiline koormus, treening, kui aktiivne see peaks olema ja siis samuti me rääkisime enne toitumisest ja soolast, et jällegi enamik valmis tooted, mida poes müüakse ja ka ütleme äripäeval kuskil lõuna ajal neid päevapraade süües on üldiselt nad ikkagi päris kõvasti üle soolatud, et see ilmselt tähendab seda, et tuleb ise hakata endale rohkem süüa tegema, aga alustame sellest treeningust, et kui aktiivne see treening peaks olema, et see nagu reaalselt ka vererõhku mõjutama hakkaks? Jaa, on tehtud uuringuid ja väga ütleme siis väga erineva intensiivsusega kehalise treeningu osas. Miinimum on see, et 2 korda nädalas peaks tegema sellist vähemalt 45 minutit, sõltub ka vanusest muidugi väga palju, vähemalt 45 minutit, soovitavalt ikkagi tund või 1,5 tundi kehalist treeningut vähemalt 2 korda nädalas. On võrreldud, et kui see on 3 korda, kui see on 5 korda või kui see on iga päev 7 korda nädalas, et siis on saavutatud veel nagu lisaefekt. Nii et, aga realistlik on ikkagi meie tingimustes, igapäeva praktika tingimustes on 2-3 korda. Ma alati soovitan, et 3 korda vähemalt planeerige omale seda treeningut, sellepärast, et alati tuleb midagi ühel päeval vahele, siis 2 jääb, vähemalt 2 on miinimum. Aga see treening siis on mis selles mõttes, et kas näiteks pikk jalutuskäik mitu tundi õues, kus pulss kõrgeks ei lähe, läheb ka selle treeningu alla või see ikkagi eeldab sellist kõrge pulsiga treeningut? Läheb ka see pikk jalutuskäik, aga see peab olema pikem ja peab olema selline intensiivsem jalutuskäik. Kõik sõltub ka muidugi inimese vanusest ja treenituse astmest, aga kui on vähem aega, siis tuleb teha natuke intensiivsemat treeningut, aga ega see ei pea olema mingi ka väga, väga suur ülepingutamine. Et tähtis on see, et tekiks arteritel just see arterite lihaskonna treening ja et südame löögisagedus läheks kõrgemaks ja selline sellise kerge treeningkoormusega, kui on 60-70% maksimaalsest südame löögisagedusest, aga sellest ilmselt me räägime veel eraldi, et ja neid treeningu astmeid tegelikult peaks individualiseerima ja vaatama konkreetset inimest. Väga palju sõltub ka kehakaalust, näiteks eelnevast treenitusest, aga üks selline võib-olla kõige lihtsam selline kontrolli või hindamise mõte on see, et peale treeningut peab säilima hea enesetunne, aga samas nahk peab saama natuke higiseks või ka palju higiseks, kui on noorema inimesega tegemist. Nii et ikkagi tal peab olema selline intensiivsus, mis treeningu järgselt langetab vererõhku, see on ka muide üks väga hea näitaja, et kui me laseme määrata ja paljud inimesed, kes treeningut teevad, määravad ja nad alati ütlevad, et teate, et peale treeningut läksid mul vererõhud palju madalamaks. See näitab, et treening on olnud efektiivne ja see on nagu puhkeperioodis vererõhk peab langema. Kui palju peale treeningut seda mõõta tuleks siis? Sest kohe vahetult on ilmselt veel ju pulss kõrge. Jaa, siis kui pulss taandub ära, siis tavaliselt juba lähiajal, ütleme seal 10-15 minuti pärast vererõhk langeb. Kui nüüd pulss jääb kiireks ja vererõhk ei lange ära, siis see näitab, et treening on olnud ülemäärane. Ja eriti muidugi, kui inimene läheb koju ja on siis rahuolekus, siis läheb see pulss ja vererõhk lähevad eriti kenasti madalaks. Nii et see on see, mida just vererõhuga kimpus olevad inimesed alati hindavad, et mul oli väga hea peale treeningut. Ja see näitab, et treeningut peaks tegema rohkem ja tõesti see on üks kõige meeldivamaid ja kõige
efektiivsemaid võimalusi, kuidas hoida vererõhku enam-vähem siiski normaalsena. Kuigi see, nagu ma ütlesin, et kui on geneetilised eeldused olemas, siis tema kipub jälle ikkagi vastu punnima, et tahab ikkagi kunagi mingist tasemest üle minna. Aga kaua aega on võimalik jääda alla 140-90. Toidust rääkides, siis valmistoidud kipuvad väga soolased olema, nii need, mida supermarketist karbiga osta, kui need, mida siis lõuna ajal päevaprae nime all müüakse, et mis sellega peale hakata? No ühelt poolt on see, et kui inimesed on sellise soolase maitsega harjunud, siis eks toitlustajad teevad ka seda, mis inimesele nagu maitseb, sest kui ikkagi teha lõuna nii-öelda päevapraadi, et siis ta võiks olla tunduvalt vähem soolane. Minu arvamus on küll selline, et minu jaoks ka kõik need toidud on natuke liiga soolased. Aga kui nüüd nii-öelda töödeldud toit on põhiline soolaallikas ja põhiline probleem ja see on põhjus, miks ma arvan, arenenud riikides hüpertoonia epideemia ongi ja miks neid ajuinsulte on nii palju. Nii et soola tarbimine on üks põhiline, aga samas on leitud ka paralleeli kolesterooliga, et kõrge kolesterooli tase kahjustab veresoone seina ja eriti just arterite lõõgastumisvõimet. Nii et ühelt poolt kahjustab arterite sisekesta, endoteeli, seal võib kergemini tekkida tromb, seal võib hakata tekkima lupjumine, aga ka arterite lõõgastumine läheb kehvemaks ja kui nüüd kolesteroolitaset vähendada, siis tegelikult ka vererõhk langeb. Kui on tegemist hüpertoonikuga, siis on leitud isegi, et selline oluline kolesterooli langus võib vähendada 3-4-5 millimeetrit süstoolset vererõhku, mis on päris selline arvestatav. Ja muidugi, kui me rääkisime treeningust ja toitumisest, siis selle mõlema komponendi koosmõjul tavaliselt oluliselt kehakaal langeb ja kehakaalu langust on jälgitud hüpertoonikutel ja jõutud järeldusele, et peaaegu 1 millimeeter on 1 kilogrammi kehakaalu languse hind. Ja selles mõttes, et me võime 10 millimeetrit elavõbeda sammast suhteliselt hõlpsasti võtta siis vererõhku madalamaks. See on universaalne, et see nagu enam-vähem kõigil kehtib see põhimõte või? Ei, ta päris nii ei ole ja mõned saavutavad palju suurema efekti, mõned natuke väiksema efekti, aga üldiselt nii, et kehakaalu langusest ei tekiks vererõhu langust, et seda peaaegu ei olegi olemas. Et sellist drastilisi muutusi olen ka näinud, näiteks kui tuli see bariaatriline kirurgia ehk siis nii-öelda kehakaalu kirurgia, maovähendusoperatsioonid, nagu seda rahvapäraselt öeldakse, et siis mul oli üks patsient, kel oli vererõhk 180 ja kehakaal oli ka umbes 180 ja siis, kui ta tuli minu juurde ei olnud aastatki möödas ja muidugi ma ei tundnud patsienti ära ja tema vererõhk oli 180 asemel ka 120 ja tema kaal oli ka kuskil seal natuke üle 100, nii et ta oli peaaegu pool kaotanud oma kehakaalus ja tema vererõhk oli sellisest täiesti kriitilisest vererõhust muutunud täiesti normaalseks, kusjuures ta sai 180 vererõhuga, ta sai ravimeid ja päris pihuga sai ravimeid, aga 120 vererõhu juurest enam ei vajanud üldse ravi. Nii et kehakaaluga ikkagi on väga tihedalt seotud. Ma ei saa öelda, et nüüd see kõikide patsientide kohta samamoodi käib. Ja vererõhk ongi selline natuke ka vahel keerulisem haigus. Hüpertoonia tõbi, mis on valdavalt kõrge vererõhu põhjus, on selline geneetiline haigus ja pärilik haigus ja tal on väga palju erinevaid, ta ei ole päris ka homogeene, ta on heterogeene, seal on ka erinevaid mehhanisme. Aga peale seda on neerukahjustusega hüpertoonia tõbi ja vahel on see neerukahjustus hüpertoonia tõve alguseks just nimelt ja need kulgevad palju raskemini ja teistmoodi. Näiteks diabeetikutel on väga raske hüpertensioon, mida on väga raske normi viia. Nii et on väga erinevaid liike ja eks meil sellepärast arstidel ongi huvitav, et me saame siiski tänapäeva ravimitega, ma ütleks, et valdavalt me suudame ka need rasked haiged ära ravida, aga mulle muidugi kui ka südametervise kabineti ülemarstile, et mulle meeldib kõige rohkem
see situatsioon, kui ma saan selle haiguse pikka aega hoida normis kontrolli all, ilma et ma ravimeid peaksin üldse kasutama. Nüüd vererõhk ju päeva jooksul kõigub päris palju ja on olemas ka selline valge kitli hirm või see fenomen, et arsti juures mõõtes on vererõhk oluliselt kõrgem kui näiteks kodus. Et mis seal nagu tähelepanu väärib, et milline see õige vererõhk on, et kas see, mis on arsti juures mõõdetud närvilises olukorras või see, mis on näiteks kodus rahulikult diivanil istudes mõõdetud öösel ja päeval, see ka kõigub, et kuidas nagu sealt aru saada, et milline see nagu see normaalne tase seal on? Jaa, meil on 3 erinevaid liiki mõõtmisi, et need, millel ravijuhised baseeruvad, on kabineti mõõtmised ikkagi, et kui inimene on rahulikult istunud vähemalt 5 minutit ja siis määratakse arsti juures vererõhk. Aga see on natukene kõrgem, seal on see vererõhuhaiguse normi piir, nagu ma enne ütlesin, ka 140-90. Kodumõõtmistel on see 5 ühikut madalam, just selle tõttu, et seal on vähem stressi, 135-85. Ja kui me teeme nüüd ööpäevase vererõhu monitooringu, kui patsiendil on 24 tundi aparaat peal, ka öö ajal, siis on selliseks piiriks 130-80 ja öösel on ta veel oluliselt madalam ja sealt me saame väga palju lisainformatsiooni, et kui öösel vererõhk ei ole madalam, mõnedele isegi on kõrgem neerukahjustuse korral näiteks, et siis veresooned ei saa üldse puhata ja neil on tunduvalt kiiremini arenevad kahjustused välja. Nii et nende kodumõõtmiste osa võib-olla viimaste arusaamade järgi üldse hüpertensiooni maailmas on tõusnud järjest suuremaks ja just selle valgekitli fenomeni pärast. Et osadel inimestel ikkagi see arstikartus või kuidagi isegi mitte ainult arstikartus, aga kui tehakse mingit uuringu ajal määratakse vererõhku või kui ta juba haiglasse läheb, siis on tal oluliselt kõrgem vererõhk. Ja seal on 2 aspekti. Ühelt poolt neid inimesi öeldakse, et neid ei ole mõtet üle ravida, et kui tal kodus on korras ja arsti juures kõrge, et siis me ei peaks kohe ravima hakkama. Aga neid tuleb väga tähelepanelikult jälgida, sest uuringud näitavad, et lähema 5 või hiljemalt 10 aasta jooksul paljudel neist areneb välja tegelikult tõeline hüpertoonia tõbi, mida me peame siis juba ravima hakkama. Nüüd, kas kõrge vererõhk, on seal ka mingid sümptomeid, mida see annab, et väga sageli on ju niimoodi, et inimene ise ei saa arugi, et tal on kõrge vererõhk, sest tal tegelikult see tunda ei anna. Et kuidas seda aru saada, et millal see enesetunne nüüd vererõhu tõttu hakkab halvemaks minema? Jah, ega see vererõhk on selline salakaavalaigus, et ta kulgeb täiesti hiilivalt ja inimene tunneb ennast aeglaselt arenenud kõrgvererõhu tõve tingimustes, kui seda ei ole mõjustama hakatud, 160-100 juures veel päris hästi. Isegi tal ei pruugi mitte mingisuguseid kaebusi olla ja kui me siis hakkame ravima, siis ta tunneb, et ei olegi nii hea ja võib-olla see polegi minu jaoks. Paljud ütlevad, et jah, et minu vererõhk ongi minu kehale nagu omane ja mul oli isal ka kõrgem vererõhk ja et ei olegi mingit probleemi. Ja see ongi tegelikult huvitav küsimus, et kas nii võib ka olla, et kõrge vererõhk ongi nagu omane, et see tegelikult ei tekitagi kahjustusi ja inimene võibki pikalt ja kvaliteetselt elada kõrge vererõhuga? Ei ole, sellepärast, et ega need arterid on ikkagi ette nähtud teatud vererõhu jaoks, mis meile siis meie hapniku ja toitained lihastesse ja aiu ja igale poole kohale toovad. Kui on vererõhk kõrgem, siis arterid peavad kuidagi oma vastupanu suurendama ja sellega tekib arteri seina paksenemine ja tunduvalt kiireneb luppimisprotsess. Mida kõrgem on vererõhk, seda kiirem on luppimisprotsess. Näiteks selline drastiline näide on arterite ja veenide võrdlus. Veenides ei ole luppimist, kuigi seal on ka kolesteroolirikas veri, kui mõnel inimesel see on kolesteroolirikas. Veenid ei luppi ju. Ja kui me võtame selle veeni näiteks südameoperatsioonide käigus, kui tehakse siis šunt või siis selline verejuhtimine aordist südamearterini, kus kasutatakse venoosset materjali, siis see sama veen hakkab tegelikult kõrge rõhu tingimustes, kus ta satub, hakkab ikkagi luppima, nii et vererõhk on väga oluline. Aitäh, rääkisime vererõhust ja regionaalhaigla
Tervise pooltunni podcastis kardioloogia keskuse teadusjuhi ja ülemarsti doktor Margus Viigimaaga. Regionaalhaigla Tervise pooltund.